Aitäh, austatud kolleegid! Päev on olnud väga pingeline ja väga terava väitlusega, mis mind enne pani kuulatama härra Randpere kõne, kus ta üritas selgitada või tõestada, et kõik see, mida me saame lugeda, mida me saame veenduda avalike kommunikatsioonivahendite kaudu, on justkui vale. Tema teab täpsemalt, kuidas see tegelikult on, ja kõik see, mida räägivad rahvusvahelised meediakanalid, mida räägivad tavalised rootslased, et see on justkui kõik väljamõeldis. Siin ma pean paraku nentima, et härra Randpere eksib. Olen ka ise väga tihti käiv Rootsi vahet, mul elavad Rootsis sugulased, mul on kokkupuuted ka Rootsi poliitiliste jõududega ja ma tean väga hästi, millises seisus on tegelikult Rootsi. Rootsi on just nimelt hirmuühiskonnas elav, kus tavaline rootslane, olgu ta nimeks Mats, Bengt või Lars, ta ei julge öelda ei üheski intervjuus, ei üheski väljaandes, ei üheski kommentaaris, et see, mis toimub Rootsis, on ületanud igasuguse mõistlikkuse piiri ja see on iseenda omaenda rahva vastu töötamine. Sest vastasel korral saad sa külge sildi, kas sa oled rassist, vihaõhutaja, vaenulik inimene, kes ei ole salliv ja tolerantne. Ja see on praegune Rootsi reaalne olukord. Sest kuidas seletaks ükskõik milline antud poliitika toetaja meile ära, miks on Rootsis tõusnud kõige populaarsemaks erakonnaks rahvuslik konservatiivne Rootsi demokraadid. Mitte kunagi ajaloos ei ole olnud sellist populaarsust, kui on see tänasel päeval 25%. Järelikult midagi on väga valesti. Ma tahtsin ka kiita härra Rauda väga meeldiva komplimendi eest. Nii et ka see tõestab, et tegelikult on võimalik rääkida väga argumenteeritult, väga hea diskussiooni raames, olenemata parteilisest kuuluvusest või olenemata fraktsioonist või sellest tiivast, kus sa siin saalis istud. Ja seda on väga meeliülendav kuulda vähemalt. Kuid mis on tänase päeva peamine mõte, millest me peaksime olema kõik aru saanud? Me kõik siin saalis olijad, olenemata erakonnast, olemata maailmavaatest või ideoloogiast, oleme tunnistanud probleemi, et meil tuleb sellega tegeleda, Eesti on üks osa sellest, kuid meil tuleb ka tunnistada seda, et on olemas kindlad faktid, mis näitavad ära, kuidas seda probleemi kõige efektiivsemalt lahendada, nii, et kirik keset küla. Et inimesed, keda me saame aidata vastavalt oma majanduslikule võimekusele, on aidatud reaalselt ja see abi Eesti maksumaksja kulul läheb sinna, kus ta peab minema ja samal ajal me oma ühiskondi ei lõhestu ja ei ole hüsteeritsevat äärmuslikku propagandat massimeedias, mis üritab rahva selgeks teha, et rahvas on haige, rumal ja vaenu õhutab. Seda on võimalik leida, kui kõik erakonnad tunnistavad nende probleemide lahendamisel kindlaid fakte. Me vaatame teiste riikide eksimusi, me vaatame, mis toimub Euroopas ja mis peamine, me lähtume oma enda rahva huvidest. Me lähtume sellest, mis on avalikkuse toon, mis on neile kõige parem. Ja alles teisejärguline on see, kuidas me aitame abivajajaid. Sest siia me oleme valitud siiski Eesti valijate poolt, mitte Süüri valijate poolt, mitte Eritrea valijate poolt, vaid eestlaste poolt. Seega, kui me lähtume neist kindlatest põhitõdedest, siis ei oleks ka meil mitte mingisuguseid diskussioone teemal, kes on vihakõneleja või kes on äärmuslik, salliv, tolerantne inimene või kes mida pooldab. See kõik läks olemata. Meil läks olemata mõttetu aja raiskamine küsimustele samal ajal, kui me võiksime tegeleda reaalsete probleemidega. Kuidas tuua tagasi Eestisse 100 000 väljarännanut, kes on majanduspõgenikud? Kuidas tõsta Eesti iivet? Sest kordi käis läbi tänasel päeval, et demograafiakriis on hukatuse äärel Euroopas. Jah, see on tõsi, kuid me läheneme jällegi lääne-euroopalikult vale külje pealt probleemi lahendamisele. Me mõtleme, kuidas tuua uusi maksumaksjaid meile siia võõrast kultuuriruumist, võõrast dimensioonist, kes ei ole mitte kuskil sulandunud meie ühiskonnaruumiga. Selle asemel, et keskenduda sellele, kuidas motiveerida iibe tõusu. See on lihtsalt põhitõed, kuid kui me võtame sama retoorika üle, mida on rakendatud aastakümneid Lääne-Euroopas ja Põhjalas, siis me oleme peagi täpselt samade probleemide eest, kuhu on jõudnud kas või Rootsi.
see on väga lihtne. Aitäh teile!